Nii. Tere, head vaatajad! Tänases saates tuleb juttu lahtiühendamisest, nimelt lahtiühendamisest elektrivõrgust Venemaa ja Valgevenega. Ehk siis BRELList. BRELL on nimelt lühend. Ja teatud mõttes on tänane saade järjesaade, sest umbes aasta eest 2024. aasta märtsis mina ehk Tõnu Kalvet tegin Tartus toimunud konverentsi jaoks videoülekande või videoloengu. Konverents oli siis langenud vabadusvõitleja konverents, mille korraldab Tartu rahvuslaste seltskond igal aastal Jüri Kukke mälestuseks. Jüri Kukk oli siis omaaegne Tartu Ülikooli keemiaõppejõud, partorg, kes oli punane, kuid hakkas sinimustvalgeks, saadeti Gulagi ja suri. Ja konverentsi korraldajad tellisid minult videoloengu, ma mõtlesin, mis teemal see võiks olla. Ja tookord oli päevakorral see, et Eesti tuleb kindlasti lahti ühendada elektrivõrgust Venemaa ja Valgevenega. Küsisin korraldajatelt, kas selline loeng sobiks. Jah, sobib. Tegime ära. Uudistekeskuse pealik Heiki Pettai, kes minu kõrval istub, oli tookord tõhusaks abiliseks ja tema oli ka esimene, kes seda loengut üldse nägi. Pärast sai see loeng pandud nii YouTube'i kui uudistekeskusse muidugi ja seal oli täitsa palju vastukaja. Tolles loengus ma arutasin seda, et kui lihtne oleks Venemaal tegelikult Eesti üldse põlvili suruda. Tal pole vaja tulla üle Eesti piiri, pole vaja tulistada siia ainsadki raketti, ainsadki padrunid, pole vaja mingit plahvatusi korraldada, piisab sellest, kui rubilnik ehk siis vinnak lüliti Narva elektrijaama seal puldist keerata lihtsalt teisele poole ja Eesti eraldada Venemaa elektrisüsteemist. Tookord oli meie saates elektriinsener Andres Saukas, kes rääkis, mis hirmsad asjad juhtuks, kui see lahtiühendamine toimuks niimoodi. Õigemini, kui Venemaa oma vinnak lüliti ehk rubilniku keeraks teise poolt ja Eesti oleks Venemaa energiasüsteemist eraldatud. Nüüd on mööda läinud peaaegu aasta ja tundub, et Venemaa mõju on jõudnud juba Eesti juhtkonnani ja lausa sinna sisse, umbes nagu Stirlitsid, sest Eesti juhtkond ise tahab Venemaad ja Eestit lahti ühendada teineteisest. Ja siis tekkiski mõte, et tuleks nagu järg sellele teha, sest inimesed, kes tookord võib-olla mõtlesid, see on teoreetiline, nüüd veenduvad iga päevaga üha rohkem, et see on vägagi päevakajaline. Inimestel juba soovitatakse varuda, ma ei tea, mitme päeva konservivaru, küünlaid ja mida kõike, et toime tulla. Ja siis mõtlesimegi Heiki Pettaiga, et teeme sellele järje, sest inimestele see teema peaks korda minema. Kasutage inimesed võimalust, et meie saadet vaadata senikaua, kui ei ole veel vaja seda teha küünlavalgel. Heiki, millised on sinu mõtted? Kas sa oled nõus, et sellele saatele oli vaja või sellele rubilniku jutule oli vaja järg teha? No kindlasti, jah. Sest aasta on ikka päris pikk aeg, aga nüüd on siis see võimalus meil olemas. Oleme siin stuudios ja proovime siis veidi parema tehnikaga natuke edasi minna. Ka meie areneme siin vaikselt. Nii et teema iseenesest on väga aktuaalne, sest 8. kuupäev ei ole enam kaugel. 8. veebruar 2025. Ja, ei ole enam kaugel. Ja tänu sellele siis oleks mõistlik veidikene lahti seletada mõningad mõtted. Ja selleks on meil ka kutsutud saatesse Andres Saukas, kes meid praegu pingsalt vaatab. Jah, ja nüüd ongi küsimus, kas Andres samuti naerab või mitte, sest Andres on kahtlemata energeetika küsimuste asjatundja. Samamoodi olid asjatundjad need, kes konverentsil mõni aeg tagasi samal teemal sõna võttes naersid. Minul tekkis küsimus, et mis naer see on, mis põhjus on naerda, kui inimesed ühendatakse kindlast voolust lahti ja on ebakindel tulevik üldse. Aga vaatame, kas ka Andres naerab, sellepärast, et kuigi meie Heikiga oleme vaadanud üsna palju energeetika teemalisi saateid, aidanud neid ka ise teha, siis alati on parem saada nõu asjatundjalt. Meie oleme, ütleme, asjatundjate tuttavad,
aga siis anname sõna asjatundjale. Andres Saukas, kas sa oled olemas ka sellel aastal, kas saad meid valgustada? Ae. Jah, tervist, kuulen, väga hea ja kena, et kutsusite saate ja küsisite naeratamisest ja naerust. Sellest on asi minu arvates nagu tehnokraadiga praktikuna väga kauge. Ja mult on ka küsitud ja enamus energeetikud või elektrikute käest on küsitud, mis suunas need elektronid siis liiguvad. Kas plussist miinusele, praegu kui poliitikult võtta, siis ütleme paremalt poolt või konservatiivide liberaalide poole või liberaalide poolt või sinna konservatiivide poole. Aga aru ei ole keegi saanud ja teda ei ole võimalik isegi, ütleme, tõestada. On lihtsalt võetud standardiga ette, et näiteks kui pistikupesa ehitatakse, et paneme siis ühele poole, kindla poole peale selle faasi ja teisele poole nulli. Aga kui need ka on teistpidi, siis see pistik, mille te seina panete, temal on sellest ükskõik, sest ta trahvus läheb läbi trahvu, läheb vahelduv ja siis ta muutub alalisvooluks ja vahet ei ole, kummalt poolt see elekter tuleb, kas ida poolt või lääne poolt. Aga nüüd võtame siis mõned slaidid lahti, mis näitavad, et tegelikult siin räägitakse, et 20 aasta tagusel ajal hakati lahti ühendamise tegevusega pihta, siis see on ju täielikult nonsenss, ütleme nii. Näete, vaadake nüüd seda kirja, ma ei hakka siin tõlkima, vaadake paremas nurgas üleval on põhjendus, sagedus peab niivõrd põhjalikult hoidma, et kui läheb, näete, 49,8 või 50,1 on asjad juba väga halvad. Ja vot selles piiris ennem alustavad need kompensaatorid tööd ja mõõtan. Ja näete, see samane süsteemi operaator, näete, loete siin inglise keeles, pärast läheme eesti keele peale, koos vigadega tunnistan üles, kiirelt oli vaja see saade panna, on ka mõned komavead ja siis põhiline arvan tehnokraat, et need sellised komavead ei sobi. Muidugi ma saan keelemeeste käest saan naha teha, aga see on väga hea, mulle meeldib, sellepärast isegi kui ma oma koolitusi teen seal venelastele õpetan eesti keelt, siis nad viimane kord oli ka selline lugu, et nad on mult küsinud, mis asi see, kas see ei ole midagi koledat, eesti keeles on see green Enevit ja siis see Enevit Power ja aga nüüd vaatasin, et praegult on pressisekretär on Trumpil on, mis ta oli, Leavit 2D-ga kohe on olemas. Nii et siit saab neile järgne öelda, et Trump õpib eesti keelt rohkem, aga need ülejäänud, mis siin on ingliskeelsed sõnad. Venelased ei saa aru, kuidas on siin eesti keeles, kui teil on Eesti riik, kasutate ingliskeelsed sõnu. Ja niimoodi ma õpetan. Ja võin teile öelda ka väga huvitava asja, mis venelastele meeldib, kui on niimoodi peale lõunat. On neil lause meeldib see, et see kõlab meil eesti keeles väga hästi. Mul on kõht täis. Vot niimoodi see kõlab, nendel ei ole seda tehtud. Aga näete, läksin nüüd välja ja siin ma ütlengi ära, näed, siin oli projekt 2004 kuni 2008. Tehti tööd, et ühendada Euroopa Venemaa võrguga. Ja näete, siin on Rumeenias toimunud seminaril 2006. Vaadake neid numbreid ilusti. 3 ja 5 aprill Rumeenias. Näete, UECT oli endine, praegult on ta Ensto E, kus on kõik kokku liidetud, ka need hallid laigud Inglismaa ja siin on see Nordel, näete, on siin nagu välja moment jäänud, oli selle mehe, ma ei hakka siin nimesid rääkima, kes tahab, need materjalid on kõik olemas.
ja vaadake, siin on peal ära, see projekt oli päris mahukas, 10 miljonit ta maksis, aga arvestati 13 ajavööndit. Vaadake, kui siin on ikka juba pime, siis siin on valge. 36 riiki ühendada, 730 miljonit elanikku oleks olnud sünkroonahelas. Nii, ja see konverents toimus ja lähme edasi, et mitte minna, näete, neid pilte saate vaadata. Kui vajadust on, nagu ütlen, teeme tööd veel edasi, selgitame veel täpsemalt. Ja arvamuse panen ka juurde, kui vaja on, mis on. Ja näete nüüd, projekti sisu jõudis nüüd kohale meil siin. Näete, võtame ta ligidalt läbi. Siin on need lühikokkuvõte, ongi mul siin juba see kriips puudu. Ja IPS ja UPS on Venemaa oma ja UEC on ENSTO-E nüüd tänapäeval juba. Ja projekti, et ühendada, selle siit leiate koduandmed ja ajalugu. Vaadake, poliitiline otsused olid ka sellel ajal olemas. Mitte nüüd värsked nüüd. Ja vaadake, 2001 tulid sellele mõttele tippkohtumisel, et Euroopa Liit ja Venemaa võiksid teha suure töö, arvutada ära, kas elektrivõrgud on võimalik kokku ühendada. Ja 2003. kirjutasidki Venemaa elektrivõrgud ja Euroopa elektrivõrkude juht või Euroopa Komisjoni juht alla. Ma ei hakka nimesid ära võtma, see võtab aega. Ja vaata, projektis olite, näete, 3 energiatsooni oleks vaja kokku ühendada. Lääne, Euroopa OECD oli sellest põhjasünkroonsoon Nordel. No Nordel on ju Norra, Rootsi ja keda huvitab, seda saab ise vaadata. Ja siis alates 2009. nimetati see Euroopa OECD Nordelit ümber ENSTO-E-ks. Näete, siin on kõik olemas. No siia kuuluvad kõik need ära. Neid ei ole mõtet öelda. Ja ida sünkroonsoon, OECD, IPS, no UPS, IES, IPS. Nad ise nimetavad teda rohkem IPS, UPS niimoodi millegipärast, aga see ei ole meil probleemiks. Ja näete, ENSTO-E oli kõik see süsteemi haldurid, võite seda lugeda ise. Mis see ENSTO-E on, see on, näete, 2009 tehtud. Ja lihtsalt kokkuvõtteks on liikmete arv, liikmed on 41 süsteemi haldurid. Vaat need ENSTO-d ja meie energia, see Elering ja 34 riigis. Ja vaadati, need põhiküsimused olid, kõik oli sisse pakitud. Kas ühendada vahelduvvooluvõrgud? Kas sobib ka sinna alalisvoolud, päikesepatareid ja need tuulikud? Ja veel kaugemad saared, no need, mis jäävad ära kaugemale, Island ja Inglismaa ja nii edasi, nii edasi. Kas Gröönimaa samuti? Gröönimaa ka, kõik oli sees. Ja näete, et mitte rikkuda ja mõelda, et ma siin midagi räägin, näete, siin on konsortsium, kes osa võtsid ja kirjutasid alla. Näete, siit võite üle lugeda, mitu neid on, näete, siit on 6, 9, näete, siin on Vattenfall ja siin on need EON, Elia, keda huvitab, need on Euroopa energeetikafirmad. Ja näete, 5. detsember, Brüssel 2008, nii et ma ei mõtle midagi välja, allkirjad on all. Ja nüüd teiselt poolt konsortsium, näedake, see on nüüd IPS-UPS-i poolt ära ja näete, siin on ka Eesti Energia sees ja siin on Leetuas Energia, Latvia Energo ja ka allkirjad on all, nii et see töö toimus kokku ühendamise poolt. Nii, ja nüüd jõudsimegi selle projekti lõppu. Võtame selle ka ruttu läbi, näete, tasuvusuuring sai otsa, töötas 70 eksperti. Nüüd on muidugi tänapäeval kõik on eksperdid, aga sellel tollal ajal olid ikka, eksperdi nimi oli nagu au sees, sest audoktoriks saab ka nüüd lihtsamalt, ma ei hakka ütlema siin ligidal, kuidas keegi sai. Ja näete, esitati 3 küsimust sellele ära, kuidas on teostatav täielik sünkroonne integreerimine, ühendamine, millised kohustused jäävad osapooltele ja ning palju see maksab. Need arvutati kõik välja ja eriti kõrge huvi oli, vaadake,
see on ohumärk üle 0,1 kuni 1 hertz, kui kõigub sagedusse 50 hertsi. Sageduste kuikumiste vooluvoogude uurimine ning sumbutuna või kujutada, milline oht seal võiks olla. Nii. Ja raportist ütleb, näete, põhiküsimus. Selle ühendamissünkroontöös ei tuvastatud olulisi tehnilisi takistusi. Palun, tehnilisi ei ole, teeme ära. Siis uuringul jõuti järelduse, et seda on vaja tehniliselt veel edasi arvutada ja hakata raha eraldama. Ja kõige lõpus, ma ei hakka seda pikka musta lugu lugema, te loete selle ise, ütleb nende lõpus ilusti kokku, selle tööga luuakse tehniline infrastruktuur üle-euroopaliste elektrituru kujunemiseks, ilma milleta on kaubanduse edasine areng võimatu. Nii et mõelge, kuidas nüüd Euroopas on, andmed on päris rasked. Ja lähme ära, näete, et kõik teeme ära, siis saame areneda, saame Saksamaalt ikka Saksa Oppelit osta ja Prantsusmaalt saame seda Sampust osta, igasugused, mis on Hugo Bossid ja kõik ära. Aga nüüd need Bossid lähevad kõik kohinaga, ei tea, Araabia maasse Hugod ja muutuvad, ma ei tea kelleks. Aga see on poliitiline suund ja siin tehnokraadil ei ole mitte midagi teha. Nii. Ja näete, võtame siin värsked andmed, huvitav vaadata, et kas see meile Eestis ka midagi mõjutab, see lahti ühendamine või see niimoodi jõmmi mängimist või suurkuju olemist või kuidas neid nimetatakse, me oleme kõik suurkujud ja näete Eestis bensiini hinnaliiter, see on see kõrgema kategooria, näed Eestis maksab keskmiselt 1,6 euri, Venemaal on 1,59, 0,6, jagame ära, 3 korda on nagu kallim või odavam. Nii, siis LBG, see on see veeldatud gaas, näete, Eestis on ta 0,88 eurot, aga Venemaal on 0,13, ta pressib kokku ja viib laevadega siia-sinna, aga päris gaas on neil väga odav, seal tuleb kõvasti nulle ette, nii et kas me sendiga saaksime kätte, seal oli vist 3 nulli oli ees ja 6 oli, nii et sendiga saaksime nendelt gaasi. Ja diiselelektriks, näete, diisliliiter on meil 1,57, Venemaal 0,68 ja näete, see lahti ühendamise koht, mida siin räägitakse, et Eesti ei ole raha maksnud sinna või Vene sünkroonis hoidmiseks. Vaadake, mis vahed on siin. Meil on keskmine on 25 senti on kilovatt, näete siin kõigile. Aga neil on kõigest 5 senti, nii nagu kogu aeg on olnud. Nii et 5 korda on vahe. Nii et tasub lahti ühendada või tasu. See on juba ärimeeste värk. Sest energeetik, nagu ma enne ütlesin, elektronid jooksevad igas suunas paremale vasakule. Kolmandat suunda võib ka, siis ta peab olema seal arukarbis, siis ta paneb kolmandasse suunda ka. Aga nad jäävad ikka null ja baas. Ja näete, millest te võib-olla te ei mäleta, me teeme esimest korda selle lahti ühendamise katse ära. Leedukad on need seal Kaliningradi juures, näete, 21. aprill 23 aastal ühendati nad esimest korda ära. Nii et leedukad on katse teinud ja nad on, see võrguoperaator Litgrid on selle süsteemiga ühel pool paigas. Näe, Reiki, saime Andreselt teada palju huvitavaid vajalikke asju, eks ole. Võib-olla paljud meie vaatajad ei olegi sellest kuulnud. Isegi mina olin ainult poole kõrvaga kuulnud, et kunagi tõesti plaaniti ühendada Euroopa Liidu energiavõrk Venemaa omaga. Aga nüüd Andres tegi kõigile väga selgeks selle asja. Aitäh sulle, Andres, aga ega sa meie käest veel ei pääse, meil on sulle ka küsimusi. Sest kui omal ajal taheti Euroopa Liidu ja Venemaa energiasüsteemi ühendada selle põhjendusega, et see tohutult soodustaks kaubanduse arengut mõlema vahel, siis kas praeguseks on see vajadus ära nagu langenud või siis on praegu hoopis niimoodi, et see lahti ühendamine soodustab kaubanduse ja majanduse arengut?
nii, hea küsimus, nagu öeldakse tehnokraadile. Ja ma vastaks ka samamoodi küsimusega, vaadake, kui tuba on külm ja te ei pane ahjule puid alla või elektrit ei tule seinas, kas on päris hea olla või ei ole? Sest see lahti ühendamine tekitab ära, nägite seda eelnevat pilti. Venemaal on seda energiat niivõrd palju üle, et see elektri hind meiega nii keskelt läbi on 5 korda odavam. Ta saab 5 sendiga ära. Aga meie muudkui, et ellu jääda, lisame sellele elektri hinnale igasuguseid maksusid juurde. Ja proovige, kui teil on see elektri hind päris kõrge, kas te saate midagi leiba küpsetada selle elektriahju peal või midagi, leib ja jahu seal võtta või loomaliha, kes tahab seal vett pumbata või soojas hoida oma loomakarja. Kas ta jääb siia paika? Kas ta jääb nüüd Euroopasse, kui seal ka elektrit ei ole? Ja mina arvan see, et see projekt, mis siin praegult olid välja teetud 2009. nagu lõpetati, see projekt hakkab varsti tagurpidi õieti tööle, aga me saame suured kahjud võib-olla siin. See on minu lihtne subjektiivne arvamus. Sest elektron ei saa hääletamisega edasi minna, ta kas läheb paremale või läheb vasakule moodi juhet ja kas teeb toa soojaks. Me võime muidugi nurgas ilusti istuda, tuba põleb, vaatame seda lampi laes, mis ei põle. Oi, kui hästi sa seal oled. Noh, see on minu vastus. Andres, aga kui sa näitasid ju dokumente, millel oli ka Eesti Energia esindaja allkiri. Ja samuti sa ütlesid, et eksperdid olid kõik läbi vaadanud tehnilisest seisukorrast ja leidnud, et asi toimib, asi on korras. Kas siis see info ei liigu Eesti Energia eelmiselt juhtkonnalt praegusele või siis Eesti Energia juhtkonnal ei ole mingit sõnakaalu, kui selliseid asju otsustatakse? Sest kui peaks juhtuma mingisugused tõrked või tagasilöögid, siis keegi peab selle ju hüvitama. Jääb selline mulje, et kui ka Eesti Energia ei vastuta selle võimalike tagasilöökide või kahjuliku mõju eest, kes siis vastutab? Sest mäletatavasti minu konverentsi videoloengus, kus sa rääkisid hästi, mis juhtub, kui rubilnik nagu teisele poolele tõmmata, seal oli juttu ikka päris hirmsatest asjadest, mis toimuvad, kui 50 hertsi enam ei ole, kui Venemaa ei hoia näiteks seda võrgusagedust ja Eesti ise ei suuda hoida. Kas siis nüüd on olukord parem? Tähendab, kuidas nüüd öelda, et kas siis Eesti Energia ei taipa enam, praegune juhtkond ei taipa seda ohtu või tema juhtkond küll taipab, aga tema sõnal ei ole kaalu. Olukord on selles mõttes päris segane, äkki sa valgustad meid ja ka vaatajaid selle koha pealt? Nii, proovime natuke võtta jälle selle samase lihtsa loogika järgi, mis paberid me nägime. Me nägime ju see protsess, see samane kokkuühendamine hakkas 2001, istusid suured presidendid koos. Üks president on olemas, aga teine, ma arvan, Euroopa Liidus enam ei ole sama isik. Võite vaadata, seal on nimed järgi. Nii, projekt lõpetati 2008 ära. Nii, ja 2009 juunis või juulis ikka 2009 ühendati kõik need Euroopa võrgud kokku ja tekkis ENSTO-E. Nii et neid väiksemaid ei ole. Tähendab, nagu äriühing muutus üheseks. Tugev Euroopa, nii nagu me tahame ikka tugevas Euroopas olla ja võrgud. Ja nüüd ongi, mis oli, kui see asi oleks olnud koheselt 2009, siis oleks ju koheselt öeldud, et kuulge, me oleme niivõrd tugevad Euroopas, et koheselt lükkame selle rubilniku ära, mida me sealt Venemaalt ootame või midagi. Kohe 2009 ja midagi ei ole. Ja hakati siis midagi ehitama. Ehitati uued tugevad liinid sinna poole.
aga nende liinide ja ühenduste arv on väga väikeseks jääb peale lahti ühendamist. 3 tükki, 2 kaablit, üks on katki ja üks läheb siis sinna Poola poole. Nii. Kas me oleme väga kõvasti kinni? No vot, see on selline mõte. Teine pool küsimust oli, kes siis vastutab ja kes ei vastuta. Just. Siin. Selle poole pealt proovige nüüd ise mõelda. Kui nüüd need valitsuse liikmed valitakse seal Riigikogus ära meil, panevad käe piibli või paksu raamatu peale. Eesti põhiseadusele vist. Põhiseadusele, no ütleme, kas ta on seal nüüd ära, ta on igavene paks seal juba. Ja kinnitavad roodust ja kõiki, mis nad teevad, kõik on vajalik. Aga kui midagi juhtub, midagi isegi mingi skandaal, nad ei astu tagasigi, nad ei vastuta. Noh, ja vot see ongi see, ma ütlen, ma ei oska seda öelda. Kui mina võtan kirve kätte ja löön natukene mööda, sõrme pihta kirvega, siis seda sõrme ei ole ju. Aga ma ei tea, võib-olla poliitikutel on sõrmed jäävad alles ja noh, see on, et vastutust ei ole. Ja selle kohta tehnokraadina ma ei oska öelda, see on loodusseadustele täielikult vastu jooksmine. Ma ei tea, kas nad ka sülitavad vasta tuult ja kui vett lasevad midagi või et see pritsib tagasi ja teeb ennast märjaks või midagi. Ma ei oska öelda, see näitab juba 2 varianti on olemas. No, kas nad on rumalavõitu või on nad olemas või teevad siis kellegi sunniviisil tegusid. Andres, aga selline küsimus, et kui sina asjatundjana vaatad, milliseid vahendeid või võtteid on võimalik kasutada, et lahti ühendamine toimuks sujuvalt ilma tagasilöökideta. Millised tulevad üldse kõne alla ja kas, teine küsimus, kas Eestil on jaksu neid vahendeid hankida või kasutada? Vaadake, mille pärast üldse elektrijaamu või neid jõumasinaid ja neid ostetakse. Selleks peab olema teada, kui palju vajatakse seda voolu või elektrit või midagi muud. Võtame tehnokraatliku ära. Teil on suur palgikoorem metsas ja te lähete siis mootorrattaga palgikoormale järgi või? On see mõistlik või? Me oleme nii väiksed. Te ikka hangite, laenate, toote suurema rekka, suurema veomasina, tõstate need peale ja veete ära ja maksite ära, asi tehtud. Noh, vot see on see vastus. Me oleme niivõrd väike, aga oleme niivõrd aktiivsed. Noh, ma ei tea, võib-olla anname siis selle sääse mõõdu välja, see ka piriseb ruttu ja tuleb ja ammustab. No ma ei oska öelda, see ei ole loogiline, see on tehnokraatlikult välja võetud. Ja kui me ei tea seda mahtu, palju meil vaja on koormust või palju me seda ei vaja, siis mida me teeme? Ei ole teada. On meil vaja praegu 1500 megavatti, nagu räägitakse, või ei ole vaja teda, või need tulbad seisavad. Ja kui see 1500 tuleb korraga palju või vähe, siis see sagedus muutub kohe ruttu. Ei jõua ju järgi need kompensaatoride tulla ja siis hakkavad seadmed maha põlema. Ja kui kujutate ette, kui on nüüd siis maha põlen mingi katlamajal, mingi pump, mis lööb seda keskkütet, vett ringi ja majad on 5-6-10 kordsed kõrval, ma ei hakka rääkima. Siis need trassid, ülejäänud trassid, mis majades need väljakäik, need on ju plastmassist. Need torud, need lõhki külmaga, ta ei kannata külm. Need see on vastus, ma ei oska sellele öelda, miks sellist, mina ütlen, see on lollusega tegeletakse. Ilma arvutamata, tagajärgedele mõtlemata, peame tegema ta ära sellel päeval, sellel kellal, olgu ilm milline, olgu mis tahes, ei tea. See on nagu kampaania korras ja see on huvitav, sest kui meil
püütakse eristuda heas mõttes või halvas mõttes Nõukogude ajast, olla täiesti teistsugune, kui olid Nõukogude inimesed, Nõukogude kombed, siis praegu ollakse nagu väga Nõukogude moodi, sest on tegemist mingisuguse kampaaniaga. Minul vähemalt jääb selline mulje, kuidas seda igati reklaamitakse, peale pressitakse, tõrjutakse selliseid asjatundjaid, kes on kriitilised, kes suudavad oma seisukohti põhjendada ka, ütleme, arvudega, mitte ainult euroopalike väärtustega või kuidas need on. See on nagu tagasiminek Nõukogude aega selline kampaania. Andres, kas sa ei leia, kus terve mõistus lülitatakse välja või ühendatakse lahti, kuidas seda öelda, eks ole, ja hakatakse nagu täiesti ideoloogia jura ajama? No mõtelgi ise, kui me nõukaajal sai koolis käia, oli teoreetiline mehaanika oli olemas, mida ma arvan nüüd üldse ei kontrollita, ei vaadata, kuidas kineetiline ja füüsiline liigub. Sama oli siis see poliitökonoomika. Meil oli väga hästi selge, mul jäi meelde, et turg määrab hinna. Kui ma saan odava elektriga mingi saia teha, sai läheb väga odavamaks, ma saan oma toodangut müüa. Ja teine, kes müüb edasi, on lihtsalt müüa kõrval, ta ostab mult saia ja müüb ise ära, paneb natukene juurde. Ja meil toodab oma äri koheselt läheb käima väikselt. Aga kui praegu tollal ei olnud ju poest mitte midagi võtta peale konserve, praegult on see ületoodang, eelmised kraamid ära, need ju lagunevad, nad on nii kiiresti tehtud, varsti on see tühjus on majas. Ja olemegi siit maa pealt, siit territooriumilt ära läinud, sest ei ole ärimehi, kes tulevad siia, sest ärimees mõtleb. Kui mulle see saiakene või ma midagi teen, seda mult ei osteta, siis ma ei hakka siin tegema. Maakera on ümmargune, ma sõidan sinna, uurin seal, õpin selle kohaliku keele seal selgeks, 3-4 sõna ja asi toimib. Nõukaaeg, kui lõppes ka, tuli mul sealt Podolskist peainsener, tuli kohale, mis tema esimene tahtis, lähme mere äärde kõigepealt. Ja ma ütlen, no ütleme Hamburgiga ka, mine oma Hamburgiga ära, kus teil on saslõtnajad, grusiinide saslõkipaari. 2 varianti oli, ta ei tahtnud Moskvast näha, Podolskist olemas. Ja ma küsin, kuidas on, ütles need hamburgerid ja need saiakesed ja mida ei sööda, see ei ole söök ja need käivad ainult tudengid, mõned üksikud. Nad ei taha, aga tuleb see säristatud korralik lihatükk, mis on ilusti sibulaga tehtud. Nii et ütles, et kõigil kohapealsetel ila hakkab tulema ja on kõik korras. Ja ongi kõik. Ja siin olid samamoodi, olid grusiinid tulid oma paaridega, armeenlased tulid oma nende söögikohtadega ja kogu lugu. Ja see ongi ainukene põhjus. Ja kui ta on tehtud Nõukogude värki, siis mis te arvate, mis selle Nõukoguga juhtub? Ma ei hakka teile ette ütlema. Saate ise aru, teeme ükskord tühjaks ära, paneme toa pimedaks. Kui annab sinna tagasi tuppa tulla, kui ta ei ole seal nii koledas ära, sest kindlustusi muud ma ei usu, et keegi hakkab sul maksma. Süüdlasi me ka ei leia üles, sest ei ole seda seadust, et neid süüdistus alla öeldakse, et ise lülitasite, ise teate. Nii nagu kilplaste filme soovitan vaadata, veeretavad seal tünne ja kive mäe otsa ja siis ei jõua, jäävad natuke seisma, kivi veereb alla, nad lähevad uuesti. Ja veeretavad ikka sama kivi jälle üles. Nii, ongi kogu. Andres, aga nüüd tekkis minul selline küsimus. Kui tegemist on nii vastutusrikka ettevõtmisega, siis miks on sinna lahtiühendamispunktidesse kutsutud appi Eesti kaitseliitlased või kaitseväelased, emad kummad. Ka Kaitseliit on osa Eesti kaitseväest, eks ole. Mis seal nii ohtlikku on? Kas ei peaks seal olema hoopis elektrikud või ei peaks olema mingid teised energeetikaspetsialistid ja nüüd korraga on sinna kutsutud kaitseliitlased? Kas on oht, et Venemaa ise tuleb enne kohale, et välja lülitada, lahti ühendada või on mingi muu tõsine oht? Sest kui on kaitseliitlased kohal, siis on vaja ju kaitsta. Mina mäletan väga hästi minu kadunud Lell Jüri Kalvet, tema oli kaitseliitlane.
tema käis 90. aastate esimesel poolel valvamas mingeid relvaladusid ja muid tähtsaid ladusid, need olid väga vastutusrikkad valvekorrad tal. Aga mida tuleb valvata nüüd? Äkki sa oskad öelda? Mina arvan, et nagu mul kadunud vanaemagi ütles, kui nalja ei tehta, ega siis sirkust ei saa. Nii et see on nüüd kas hale naljakas või tahetakse nalja teha või vaadatakse, mis see 1 miljonit või lisame siia Läti, Leedu ka. Leedu näete, tema on kohe hakkamas seal, tema on katse teinud, kui ta on selle ära teinud, siis tema seisab ilusti ära, ta meile ei anna, tal ei jää üle midagi, sest mitte kusagilt me ei tohi võtta, kui on saarkatse. Meie kaabliga ka ei tohi võtta. Aga kas sa arvad, et lülitatakse see kaabel ka välja? Ma kahtlen sellest poolt, et on, et kui midagi on. Sest tagasi, kas annab lülitada enam? Sest me ei tea, mis toimub, siis sagedus on segamini, kus seal hüpped tulevad sisse. Venemaa ka, nägiti seda pilti, oli 49,9 sagedus, kui see on tühi, tuleb sinna otsa. Ta tühja võtab otsa, aga koormust ta ei hakka ja koormusega ongi pärast tegemist, et jupi kaupa saad võtta. Siin on kukkunud ju aastaid tagasi, oli Texases oli terve päris pikk liin läks maha. Nad lülitasid ikka 3-4 päeva tagasi, hakkasid peale, et koormus maha. Jäi sul lüliti sisse, jäi, nüüd tuleme juurde, näitab, palju sul näitab, nii neil võtab sagedust, ei tohi maha kukkuda, siis see tagasi lülitamine koos koormusega võttis neil pikalt aeg ja need olid nähud ja meile sellest ei näidata ju. Ja mõtelge nüüd ise natukene, mis siis tekkida võib, vaadake neid aastakümne tagust Lõuna-Aafrika neid videosid, kui valged minema aeti Johannesburgist, mis siis toimuma hakkas. Filmides näidati, kus kohalikud võtsid ikka neid WC-potte endale selga, kuigi nad ei teadnud, mis asjad need on ju. Tassisid ikka hunnikus minema ja valgetel oli nii suur tegemine, neid sai surma seal palju. Aga see on ajalugu ja see ei huvita ju. Ja ajalugu kirjutame ringi ja unustame ruttu ära ja ongi kõik. Ma ei oska vastata, see on ju ajuvaba minu juures, see nonsense ja aga ainukene asi on, et see lollus, mida me teeme, on kindlasti kellegile kasulik. Nad näevad, et me oleme nii lollid, et lolli tulebki tõmmata sellest T-tähest. Ja teine sõna on ka lollidelt tulebki raha ära võtta. Ja loll saab kirikuski peksa. Aga kuna me kirikus ei käi suurt ja sõimame ja tahame kõik need Kuremäe kirikud ja kloostrid kõik välja ajada siin ja ma ei tea, siis asi näitab, et asi ongi ühel pool. Enam ei ole millegisse uskuda, ei ole iseendasse, ei usuta ja ma ka ei oska. See on ju täielik. Soovitan hullumeelsust vaadata. Seal on nii hea koht on see, kui see Kalju Kiis kõnnib seal teiste juures, et oi, ma olen ikka siin näinud. Ma olen ikka kusagilt siin näinud, mul tuleb ikka meelde. Ja niimoodi ta kõndis kogu aeg seal aega. Ta oli ju filmirežissöör. Andres, aga paar olulist asja veel. Üks on see, et sa ütlesid, et kas nagu saab tagasi lülitada, aga kui Venemaa ei taha enam tagasi ühendada või et Eesti oleks uuesti seal ühendatud, tal on ju täiesti õigus sellest keelduda, kas ei ole? Vaata, kui sa oled, ma ei mäleta, kes see ütles ka ilusti need sõnad, et Vene karu on lihtne koopast välja ajada, tagasi on teda kehva ajada. Keegi pole seda suutnud vist. Ei ole suutnud, ei ole tahtnud. Ja nüüd selle lahti ühendamisega, see samane väike Euroopa, mis siin on, temal oli seal kilovatid taga, Eesti ja siin oma saarkatse ja sellega lülitab ära, see karu ei liigutagi ennast seal. See teda koopast välja ei aja ju. Siis ta kutsub jälle kohale, enne ma pidin ise koopast minema, aga sa käi nüüd väljast too mulle midagi süüa ja lülitame tagasi. See on nii väike asi, tal ei ole seal, ta ainult tahab koormusi, saadab oma mehed
et õieti tagasi tuleks, et ei tuleks sageduse muutumist. Vaatab ära, sest kompensaatorid, kas need on, need ei tea, kas need tööle lähevad või ei ole, neid võib katsetada, nad on ilusad vaadata küll. Aga kui on seal natuke külma või niiskust sellel sageduse jälgijal, see, et kui laseb seal 0,1 hertsi alla, kui ta seda ära ei fikseeri, siis käima ei lähe ja see suur on. Ja ütleme, need haiglates, need vanad voolugeneraatorid, need ka mõtlevad paar minutit enne kui käima läheb automaatselt keldris käima, sest ta arvab, et võib-olla tuleb vool tagasi. Ta natukene aega ootab, kontrollib, ei tule, vool läks ära, siis ta alles käivitub ja rikkab siis teisele poole, kui vool tuligi, kui ta juba käima läks, siis ta ei lase voolu ligi, siis tuleb minna käsitsi see uuesti paika lükata. Vot sedasi on see automaatika seal. Vanasti oli juba see olemas, ta kontrollib. Aga mõtelge nüüd ise, kui see terve Eesti on paar minutit tumm ja siis midagi hakkab toimuma, mis siis võib juhtuda? Ma ei kujuta ette. Ausõna ju. Nii suuri laborikatseid mina ei ole elus teinud. Ausõna. Laboris, kui füüsikaid sai õppida, siis sai ikka paar mootorit jutti käima lasta, mõni läks valet pidi, mõni kolinaga hakkas undama ja siis oli võimalik ise ära teada, näidati, kurat, lülita ruttu välja, sul on midagi segamini. Aga kui praegu, ma ei oska, see on, ma ei ole nii tark, ma kahtlen ka selles tarkuses, sest koolis, kui hakkad liiga palju nõudma, siis lapsele teed liiga. Hingetrauma tekitad talle, jah. Hingetrauma teed, ta peab ikka jõudma istuda väga kaua selles mobiilis ja nii edasi, nii edasi. Eiki, kuule, nüüd saime Andrest kuulates palju targemaks, kas sa oled nõus? Me saime päris palju vastuseid talt oma küsimustele, ka nendele, mida me ei osanud küsida ja mida, ütleme, meie vaatajad ise oleks soovinud küsida. Nii ta on, jah. Aga mul on Andresele üks küsimus praegu veel, et mida sa soovitad inimestel teha? Inimestele näiteks Päästeamet ja teised on veel soovitanud varuda konserve, näiteks 3 päeva varu või veel mingit vett ja kütust. Mida sina soovitad teha selleks puhuks, kui see lahti ühendamine peaks minema nihu? Vaadake, see vastus on tegelikult ülilihtne. Meil on, lähme nüüd natuke usuvardu, meil ikka on looja olemas. Meil on keegi, kes seda süsteemi ikka juhib ja kes seda teeb. Meil oli hiljuti siin mingisugune COVID-i-tauline asi. Siis öeldi ka, elage tubades, tõmmake maskid ette, taha, pähe, kuhu tahate, varuge vett ja süüa ja konserve. Paljud niimoodi tegid. Ja mis tuli välja? Nüüd tuli minema visata. Nad viskasid ise minema. Prügikastid olid täis. Sest see ajad said täis, siis teed konservi lahti, see ajab kuidagi imelik haisu välja. Asi tehtud. Paljud ostsid ka sellel ajal neid generaatorid endale sinna hooga ära. Ja kujutate ette, kui ostate selle generaatori kortermajja, panete siin, on rõdu ka, paned selle põrisema siin, rõdud mõttavad, suitsu lendab ja kujutate ette. Mina ei kujuta ette, see on täielikult, ütleme, lollide maa tekib siin. Maakohas, hea küll, kellel on, siis sellel on ammust aega need generaatorid, diislid, kui tal on loomakarjad või midagi on. Ta teab, et kui mõni päev puu kukub peale, tal on varu olemas, et loomad ära ei sureks. Ja niimoodi ongi, kes on. Inimene peab rahulikuks jääma ja lootma seda. Ja kui juhtubki midagi ära, siis mitte minema endast välja ja mitte hakkama mässama. Vestlema, kas tuleb ja siis ei tohi valetada. Massimeedia võib-olla siis sellel ajal on tumm. Ja see võib-olla on hea asi, sest ta ei aja seda igasugust panustamist suust välja, et panusta sinna, panusta tänna ja nii edasi. Aga mida seda ta ei ütle, mida panustada. Ja vot see on ja kui juhtubki selle, ütleme, selle lahti ühendamisega pahandus ära. Ja näete ise Euroopas, mis toimub praegu Saksamaal, Poolas, igal pool. Nad tahavad põllumaad panna käima, tahavad oma tööstust käima panna. Ja kui nüüd sealt öeldakse ka, kuulge, me nüüd Euroopa Liidu poisid, ütelge nüüd Ungarile, et eestlased siin lülitavad, lätlased lülitavad välja.
teised ütlevad, las nad siis lülitavad, teevad, mis tahavad. Ja vot see, kui öeldaksegi, et las nad teevad, mis tahavad, jääbki ainult variant, et lülitil on ju 2 aset. Olete kuulnud? Sisse ja välja. Lülitasime nüüd see lüliti välja, läheb natukene aega, lülitame lüliti tagasi sisse. Ja ongi ainult, kui suured kahjud on, kes neid tasub. Ma mõtlen, et need lähevad kõik nulli ja see asi toimetatakse niimoodi, et üldse ei saa aru, et tuleb hakata veksli ja talongi majandus ja kõik need, mis me oleme läbi põlenud meie põlvkondi. Mul vanaema elas peale sõda üle 60-ndal, siis raha tuli, siis ema elas ja 90-ndatel mäletate Savisaare ajal olid meil ka talongid. Nii et mina olen 3 talonge näinud. Ma mõtlesin, et 3-st piisab, aga võib-olla nüüd 4 näen, aga võib-olla ei näe, sellepärast mul on tervis ka kehva võitu, ega ma pikalt ikka 3 päeva ilma viltideta nende, kuidas see nõukogude ajal öeldi, ilma puhvaika oli 3 kilo ja 36 vatti oli selle puhvaika, vangla puhvaika nimi, no see oli elektrikutele paras, aga neid ei ole võtta. Aitäh, Andres, ja aitäh vaatajatele, kes meid vaatasid. Saime kõik targemaks ja vaatame, milline on maailm ja ka Eesti siis pärast 8. veebruari 2025. Kas peame järgmise saate tegema küünlavalgel, sest õnneks Heikil on vist generaator olemas, nii et me saame vändata natukene, et see saate salvestus ära teha. Vaatame, elame, näeme ja siis igal juhul on see hea õppetund kõigile. Ja võib-olla tuleb aasta pärast teha siis juba 3. rubilniku teemaline saade, võib-olla isegi varem. Aitäh veel kord, Andres, aitäh Heiki, aitäh vaatajad. Kuulamiseni, vaatamiseni ja kõige tähtsam, mõtlemine peab olema pidev. Aga mul on üks väike ettepanek siin. Kui juba 3. saade hakkab tulema, võib-olla rahval oleks mõttekas, kui neid huvitab, mis selle saatesarja nimi võiks olla, ega me ei saa jääda rubilniku peale. See on hea mõte. Saade, me võime siin elektrialaselt õpetada ja juhendada, kui on mingi teema vaja, räägime lahti ja ongi kogu lugu 5 tundi, mida teha, aga ainukene jah, kõiki võib teha. No, seda ma mõtlen, et hea mõte, Andres. Hea mõte, Andres. Veel kord, jah, kes tahab soovitada midagi meie saatesarjale pealkirjaks, soovitagu julgesti, kirjutagu Uudistekeskusele. Uudistekeskuse all on info. Uudistekeskus.ee. Jah. Selline oli siis meie tänane saade. Loodan, et saite kõik targemaks, nagu meie Heikiga ja võib-olla ka Andres sai mõne teabe killu juurde. Igal juhul. Nii et hoidkem särtsu üleval siis. Sellepärast, et tehnokraat ei oska mõelda nii nagu poliitikud, et mul oleks kohe pidanud vastama, et see on hea küsimus, nagu poliitikud vastavad. No teeme nii nagu poliitikud siis. Jah. No okei, kõik parimat.